Tahaksin täna siis veel rääkida natuke hingest ja vaimust ja nende seostest meie olemusega. Klientidega tööd tehes näen ma igapäevaselt, et väga tugev probleem meie ühiskonnas praegult on ärevus, baasärevus, mis on äärmiselt kõrge. Ja tänu sellele, et baasärevus on kõrge, on inimesed raskustes siis iseendaga, oma emotsioonidega, oma mõtetega, oma kehaga, kõikide tasanditega. Ja emotsionaalne tasand loomulikult on otseselt seotud hingega. Kui me tuleme lapsepõlvest, kus meil on keerulised kogemused, keerulised siis traumaatilised kogemused, või ei peagi olema nagu nii keeruline traumaatiline kogemus, et kedagi on seal pekstud või ahistatud, aga võib ka olla see, et varajases nooruses on katkenud siis kiindumussuhe ühe või mõlema vanemaga ja see hoiab ka väga tugevat baasärevust. Ja kui hingeenergia on rahutu või ärev, siis see annabki väga tugevalt meil tunda meie olemusele. Ja nüüd hingeenergia või siis ärevuse rahustamiseks, oma emotsionaaltasandi rahustamiseks, et need emotsionaalsed negatiivsed laengud on siis kõik emotsionaalkehas. Ja nüüd selle hinge rahustamiseks, selle emotsionaalkeha rahustamiseks me kasutame erinevaid lutte. Üks luttidest kindlasti, mis on siis väga tüüpiline, on see lutt, läbi mille te mind praegu vaatate tõenäoliselt. Erinevad ekraanid siis. Ekraanid, kohe ütlen, mõjuvad äärmiselt halvasti siis meie vaimutasandile, vaimuühendusele, sellepärast, et nad lõhuvad meie neuroplastikat. Ehk siis tark, intelligentne, hästi loov inimene on hästi hea neuroplastikaga inimene, aga telefon kahjuks teeb aju laisaks, teeb inimese nii-öelda vaimu vaeseks ja see ühendus vaimuga on väga nõrk ja nigel. Et kui me räägime siis väga heade vaimuühendustega inimestest, kellel on siis aju aktiveeritud rohkem kui, tavaliselt öeldakse, 5–10% on meil, see tähendab seda, et neil on mitukümmend protsenti aju aktiveeritud. Ja kui keegi on näinud sellist filmi nagu on Limitless Bradley Cooperiga, siis seal on näha, mis juhtub inimesega siis, kui tema aju on täisaktivatsioonis. Et see on üsna võimas vaatepilt tegelikult. Nüüd aga tulles tagasi luttide juurde, et lutid siis saavad olla, suurem osa lutte on meil siis ikka suu kaudu, eks ju, sest beebi kasutab ka lutti, et tema närvisüsteemi rahustada või siis kasutab ema rinda selleks, et tema närvisüsteemi rahustada. Ja inimesed kasutavad siis erinevaid, näiteks söömine, joomine, mõnuainete tarbimine, rääkimine täpselt samamoodi. Et suu on siis hästi paljuski seotud tegelikult hingetasandiga, et kaks varianti on siis, kas kui see kilpnääre läheb paigast ära, on see, et kas me ajame tühja juttu hästi palju, lobiseme oma ärevuse rahustamiseks, või siis me neelame kõik asjad alla, hingetasandil on siin hästi tugev raskus, kõik asjad on meil sees kinni. Aga mida me siis kogu aeg teeme, on see, et asjad tulevad emotsionaalkehasse ülesse, see ärevus näitab seda, et see on emotsionaalkehas, siis me võtame mingi asja, mis seda alla surub. Kas see on siis toit, mingisugune tegevus, suitsetamine, joomine, ükskõik mis asi. Me surume kogu aeg kehasse seda emotsionaalkeha laengut. Keha rakumälus on niikuinii kõik traumad olemas, aga siis me sulume ka siis seda emotsionaalkeha laengut ka veel alla sinna kehasse sisse, mis tähendab seda, et me jääme ühel hetkel haigeks tõenäoliselt. Sellepärast on meil täna väga palju autoimmuunhaigusid ja sellepärast on meil vähki näiteks ja loomulikult ka teisi haiguseid, aga siin on ka kehakaalu probleemid. Et keha hakkab siis koguma neid asju, neid ei saa vabastada ja me sööme kogu aeg peale, et seda närvisüsteemi rahustada ja kõik surutakse kehasse. Ehk täna saab olema väga-väga oluliseks teemaks oma emotsionaalkeha puhastamine. Ja see on protsess, mis võtab aega ja see käib kihiti. Et mina olen nüüd nii kaugele jõudnud, et ma olen suurem osa kihte oma emotsionaalkeha puhastamisest ära saanud. Mul on jäänud veel viimane kiht, ma tunnen, et ei ole mul enam sõltuvusi selles mõttes, et ei joo, ei suitseta, ei tarbi midagi, mitte midagi. Käin trennis, olen saanud täiesti teistsugune taseme, minu energia on taastunud, ehk igasugune sõltuvus on tegelikult ka meie jaoks väga tugev energialeke, kuhu jookseb nii meie raha kui ka meie energia ja see on eluenergia, hingeenergia, mida me saaksime kasutada oma enda elu loomiseks. Nii et emotsionaalkeha puhastus on siis see, mida meie hingetasand väga vajab
ja meie vaimuühendus ehk aju vajab nüüd praegu väga seda, et me hakkaksime tegelema intensiivselt neuroplastikaga, sellepärast et 15 aastat mobiiltelefone on mõjunud sellele hävitavalt.